meelerahu palve, et mida ma kunagi panin omale lausa seina peale. See on see, et Jumal anna mulle meelerahu taluda asju, mida ma muuta ei saa. Anna mulle jõudu selleks, mida ma muuta saan ja anna mulle tarkust nende vahel vahet teha. Mina olen Vahur Pindma, osahing Termo Arena ja me tegeleme Järvamaal puidu termotöötlemisega. Üks minu esimene tööstusettevõte, kuhu ma sisse sattusin, oli Orto. Ja see oli ju tööstusettevõtetest esimene armastus, kus sa seni pangandusest töötanuna järsku said aru, et tekib midagi reaalset. Ma tunnistan ausalt, mulle hakkas meeldima, kui sa näed, et see on nagu arusaadav. Sul tuleb tooraine, sa teed tööd ja sellest tuleb uus toode ja see ostetakse ära ja sellest tuleb midagi tõelist. Mulle aegade jooksul hakkas aina rohkem silma on see, et kogu Euroopa ja maailm hakkab mõtlema, kuidas saada ilma mürkideta, kuidas oleks rohkem jätkusuutlik, kuidas oleks roheline ja mida rohkem ma puutusin Ortos kokku kemikaalidega, seda rohkem nägid, et seadusandlus läheb aina sinna poole, et pestitsiide vähem kasutada, mürke vähem kasutada ja siis sattus puidutööstuse ette, kus seni kasutati puidu säilitamiseks võimalikult palju mürke, immutati mürkidega. Kõige lihtsam näide on raudteeliiprid, mis seisavad seal 50 aastat, ei mädane, jube hästi seisavad, aga ahju ei soovita panna neid. Ja siis said aru ja teada, et on alternatiivsed võimalusi ka. Ja see oli nagu usk sellesse, et sinna see maailm läheb, sinna tasub investeerida. Nüüd on siis selgunud, et just niimoodi on, et see hoog on just sinna poole minema hakanud selles graafikus. Iga äriga peab sul esiteks olema seda alustades usk. Sa pead uskuma, et sa teed õiget asja. Ja kui see kasv hakkab pisida saad tulema, et sa näed seda, et see seeme on õigesse mulda näinud, hakkab idanema, siis ei saa sa seda jõudu sinna juurde panemata jätta. Kui sa oled püsimatu, siis oledki täpselt ettevõtja tüüp. Ma ise olen mõnikord mõtelnud selle üle, et ettevõtja on nagu mitmevõistleja. Sul ei ole ühte ala, mida sa teha saad. Sest kui sa tegeled ettevõtlusega, siis sa tegeled liiga paljude asjadega. Aga seda peab sinu kompuuter võimaldama. Edu on tunnustus. See, kui sa saad midagi teha paremini, keegi teine hindab seda ja sa ise saad lõpuks ka endale rahu läbi selle, et tuleb midagi välja. Iga töö, iga meistrimees, kes volib omale midagi ilusat puidust, see saab selle edu või läbi sellegi kätte. Ettevõte on samasugune, mida sa oled voolinud pikki aastaid. See, mis ei meeldi igale juhile, ma arvan, on üsna arusaadav. Kui sa pead koondama, kui sa pead palka vähendama, kui sa pead ebapopulaarsete otsustega välja tulema. Ma ütleks isegi, et vallandamine ei ole väga raske. Ilmselgelt on seal alati põhjused, aga raske on juhina siis, kui sa tunned, et sina oled turul alla jäänud. Kui sa pead väga häid inimesi minema lihtsalt koondama. Kõige olulisem on su pere ja kodu. Et kõik see tuleb pärast seda. Ühel hetkel peadki aru saama, et kui ettevõte võtab sust liiast võimust, siis peab sul olema mingisugune väljumistee. Ma arvan, et need prioriteedid peavad olema pikaajalise eduka tegevuse jaoks paigas. Vahur on maailma parim äriline mitmevõistleja.